ja nõnda me otsime, hulbime, mismoodi kõik olema peaks. Ta sünnib hommiku valguses, oma enese ilus ja veas, oma enese ilus ja veas. Tere tulemast kuulama Tervisetasku podcasti. Mina olen saatejuht Merike Lehepuu. Ja täna me räägime julgusest, me räägime enesekindlusest, me räägime sensuaalsusest ja sellest, millest veel jääbki natuke saladuseks, sellepärast, et täna on minu saatekülaliseks Epp Kärsin. Tere tulemast saatesse, Epp! Tere, Merike, rõõm, et sa kutsusid. Ja rõõm, et sa tulid. Kui ma tulin siia, siis ma mõtlesin, millest me räägime. Ja siis käis mu peast läbi üks väga naljakas mõte, et justkui ei tahaks rääkida sinuga seksist. Ja siis ma mõtlesin, et kui me Epuga seksist ei räägi, siis on see sama kummaline kui võhandu ilma veeta. Põhimõtteliselt küll, just. On ju, ja seda kõige paremas mõttes. Et mina, Epp, tahtsin tegelikult sinu käest täna teada seda, et sina, õrn, habras, seksikas naine, sensuaalne, otsustad ühel hetkel, et sa lähed ja sõidad läbi võhandu maratoni. Ma tahaks küsida, mis su peas toimus, et sa sellise otsuse tegid? No minule väga meeldivad uued väljakutsed elus, et mulle ei meeldi elu sellises mugavustsoonis ja mulle meeldib alati nagu enda piire nihutada. Ja oli üks hästi tore ajakirjanik Greta Kaupmees, kes tegi ettepaneku eelmine aasta siis novembris, et läheks koos võhandule. Ja mõtlesin loomulikult ja me hakkasime koos treenima, aga ühel hetkel lihtsalt toimus selline vangerdus, et tema tahaks minna 1 paadiga, mitte 2 paadiga, süstaga. Ja ma olin alguses ikkagi, et ei, mina 1 kindlasti ei taha minna, et ma olen ikkagi harjutanud 2. Et ma olin alla sõitnud juba sinna, ütleme, pea 300 kilomeetrit, mis on tegelikult nagu väga palju. Ja siis mul on 2 treenerit, on Andres Kaju ja siis on ka Urmas Varm, kes on mõlemad väga head oma ala professionaalid. Ja siis Andres Kaju leidis oma naise, kes on ka varem enne mind mitu korda juba võhandu maratoni käinud, äkki ta selleks ajaks oli vist 8 korda juba käinud. Mina muidugi ütlesin Andres, et minul on vaja ühte tugevat meest, kellega koos võhandule minna, et ei ole nii, et ma vahepeal katkestaksin. Aga see tugev mees oli hoopis väga tugev võrdne vastane naine, Olga, kellega me tänaseks oleme väga head sõbrad ja me tõesti sõitsime selle läbi. Minu kõige suurem hirm oli võhandul see, et vesi oli hästi madal, et kui me käime vees ümber, ma saan ju märjaks, ei sobi mulle, see on hirmus. Ja mis siis juhtus 35. kilomeetril, me sõitsime kivi otsa, mis oli veega nii tasa, et me ei näinud seda ja käisimegi ümber, valasime süsta veest tühjaks, istusime paati ja sõitsime ülejäänud 65 kilomeetrit täiesti läbi märgadena. Aga me ei katkestanud ja ütlen ausalt, et see oli elu üks kõige ägedamaid, kõige lustlikumaid ja väga paljud olid mulle varem öelnud, et tead, et seal võhandul sa kohtud iseendaga. Ja ma mäletan, me olime sõitnud kuskil üle 60 kilomeetri, kui siis Olga vahepeal küsis, Epp, kas sa oled juba kohtunud iseendaga? Ma ei tea, ei ole kohtunud. Ja ma ei kohtunudki iseendaga. Ilmselt, et ma olen iseendaga juba nii palju nagu kas võib-olla sõbraks saanud, ma tean endast võiks öelda, et peaaegu võib-olla kõike. Nii et minu jaoks oli see puhas teraapia, tohutult ilus loodus, tohutult ägedad inimesed ja juba harjutan selleks, et järgmine aasta minna. Käisin küll tegelikult vee peal, aga mul käsi natukene ikkagi annab tunda, sest enne seda ju ma mängisin ka väga palju bowlingut, et ma olen mitu aastat võtnud osa ka firmaliigast bowlingu mängimisega. Mul on väga äge treener ja ma tegin lihtsalt oma käele liiga ja siis bowlingu ja ütleme haarutamise vahepeal ei olnud väga palju sellist puhkeaega, nii et ma natukene oma koormusega tegin enda kehale liiga. Ütle, kas ma saan õigesti aru, et sa läksid ju sinna siis tegelikult kogema seda, et mida see võhandu sulle annab, mida ta tähendab, et sa ei läinud tõestama endale, et ma teen selle läbi ja näidata teistele Eesti rahvale, et jälle seksi suudan ma ka võhandu maratoni ära sõita. See oli hästi huvitav, kui need artiklid hakkasid ilmuma minust, siis ma ikkagi loen nüüd netikommentaatoreid, siis ikkagi nagu põhirõhk oli sellele, et Epp ja mis asja võhandu ja ta ei oskagi ju, mis ta oskab ainult ühte asja käes hoida, rääkimata aerust, eks ju. Ja ma sain, et olgu,
aga ma olen selline, et kui ma elus midagi teen, siis ma teen hästi suure kire ja pühendumisega. Ja ma ei tee seda mitte kunagi kellegi teise pärast, vaid ma teen seda iseenda pärast. Ja tegelikult oli see aasta 2007, kui minu sõbrad olid käinud Võhandul ja ma mäletan, et see oli hommiku hästi varane, hommiku kell 6 oli see, kui nad pidid juba sealt alustama. Ja nad tulid tagasi, neil oli nii palju ägedaid emotsiooni, ma sain, vau, et ma tahan ka. Ja näed, kuidas elu ühel hetkel, eks ju, juhatab sind. Et ma tegin selle Võhandu ära ja see on selline adrenaliin ja kogu see melu ja kogu see möll, mis seal vee peal toimub ja see on ikkagi väga kihvt, nii et kellel vähegi soovi ja huvi endaga rohkem võib-olla nagu üheks saada, panna natukene ise ennast proovile, siis tulge järgmine aasta 2027 Võhandule. Väga hea reklaam Võhandu maratonile, kuid ütleb seda, kas see aeg, mis sa läbi sõitsid, oli kui pikk? 12 tundi ja 24 minutit. Millisel hetkel sa tundsid, et nüüd läheb raskeks või enam ei jõua? Kas sul üldse oli sellist mul ei olnud sellist momenti, et ma olen lõpetanud ju kehakultuuriteaduskonna, ma olen endine kergejõustiklane, ma olen elus tohutult palju sporti teinud, ma olen käinud mägedes laagrites, minu jaoks sõita 120 kilomeetrit mägedes rattaga pole probleemi. Maantee peal Eestis minu trennid on 60, 80, 100 kilomeetrit pikad, et ma olen hästi vastupidav, ma võin paista siin hästi õrn ja habras naine, aga ma olen ikkagi väga tugev, et ütleme, kui ma käin jõusaalis, siis ütleme järgmisel trennil ma teen hip-thruste juba 100 kilo on mul siin peal, nii et see välimus võib olla väga petlik, aga ma arvan, et see minu sportlik pool on andnud mulle elus võimaluse nagu oma elus nii palju nagu jõudsamalt mingeid asju teha, mida ma armastan, sest sport on ikkagi midagi, mis mind väga, väga laeb. Mulle nii meeldib, et sa ütled seda, et sa ei teinud seda tõestamaks, et ma saan hakkama, eks ole. Et see on niivõrd inimlik selles mõttes, et tehagi seda ju enda jaoks. Ja samas me teame, et kui paljud inimesed teevad väga palju selleks, et tõestada, ma saan hakkama, ma olen tubli ja nii edasi, et selles suhtes on seda nii hea kuulda, et sa tegid seda enda jaoks, mitte see, et vau, vaadake, ma tegin ära. Ja, et see oli hästi huvitav, et nüüd, kui ma olen kuskil seltskondades olnud või kui ma lähen isegi mingi tikupoissi läksin peale Võhandut, tulid 2 meest, hepp, kas pilti tohib teha? Ma sain ikka tohib. Ma ei saa aru, palju teie trenni ette tegite, aga te tegite meile pähe, et kuidas see võimalik on. Ja meil oli ikkagi hästi palju, kui me Olgaga nendest meeste paatidest mööda sõitsime, siis mehed ikka hõikasid, meil oli paadi peal ju Epp ja Olga kirjas ja kuna meedias oli väga palju reklaami selle kohta olnud, siis mehed hõikasid järgi, Epp, oota meid finišis ära. Et see oli lahe ja. Aga ma arvan, et elus, mul on selline tunne, et meil on kuskil täiesti paralleel universumis, täiesti paralleel maailmas. Mul on nii äge elu, mul on täiega lust ja lillepidu ja ma käin ka, mul on üks Hiina meditsiiniarst Jüri Kleesma, kelle juures ma käin vähemalt kord kuus, juba eelmine aasta ma alustasin ja mina ise kutsun seda nagu pirukaks, et see on selline energeetiliselt, ta siis vaatab, et kus kohas sa oled, et kõik sinu kopsukanal, neerukanal, süda, ma ei tea, põrnakanal, kõik ja kui ma käisin üle eile, siis minu see pirukas piltlikult öeldes oli 98, maksimum on 100 ja Jüri ütleski niimoodi, et tee, mis sa teed, aga jätka sellega. Ma ütlen ausalt, kõik inimesed peaksid elama oma elu nii, et nad käivad oma hingekirja koodi järgi ja kõik, mida nad elus teevad nad iseendale, iseenda pärast, aga mitte kunagi teistele ega teiste tõestamiseks. Ja mina olen ehe näide sellest, kui sa armastad seda, mida sa teed ja mina teen tõesti ainult neid asju, mis mulle meeldivad ja mul ei ole elus mitte ühtegi asja, mis mulle ei sobi. Need asjad, mis mulle ei meeldi, seda teeb minu perekond. Kõik, väga lihtne. Sa ütlesid, et hingekirja kood. Ja. Mis asi on hingekirja kood? See on olemas igal inimesel. Minu maailm on hästi uuga-puuga ja ma ei hoia seda täna enam tagasi. Ma tajun maailma ja inimesi täiesti teistel tasanditel. Ma suhtlen inimestega südame keeles. Ma avardan ka inimesi, kellel on endal kuskil rasked kivid oma hingeteel, ma aitan neist lahti lasta ja hingekirja kood on see tegelikult, miks me siia maailma tuleme, kes me oleme ja mida meil maailmal on anda. Ja mina tean täpselt, miks ma ei oleks pidanud üldse siia tulema, aga ma tulin väga suure põhjusega. Nii et kuidas seda ära tunda? Kuidas seda ära tunda? Kõige õigem on see, et sinu igapäevases olemises, juba kui sa hommikul ärkad, peab olema kergus.
Seda raskust ja ängi on siis, kui me ei ela elu iseendana. Me elame nii, et meil on maskid, me püüame teistega sobituda, me laseme oma tiivad ära kärpida. Mina ei ole lasknud seda teha. Ja ma olengi olnud väiksest peale täiesti pöörane. Mind ei ole võimalik pudelisse panna. Mina ei allunud mingitele kodustele reeglitele. Ma olin 14, ma ütlesin, mulle nii ei sobi ja läksin kodust minema. Elasin oma elu. Mul oli õde, kes oli minust 4 aastat vanem, Jaanika vend, kes oli 5 aastat vanem. Nemad elasid kõik kodus edasi, aga mina elasin juba täiesti ise oma elu. Ja ega isa mul kahjuks on surnud, aga kui isa veel elas, siis ta ütles ka, et nad on armastanud mind emaga tingimusteta. Mind ei ole kunagi kodus piiratud, mind ei ole kunagi karistatud ilma asjata või minu unistustesse ei ole kunagi suhtutud, et see ei ole võimalik, et mul on alati öeldud, et kui sa teed midagi, tee armastusega ja ela nii, et sa ei kahjusta iseennast ja teisi oma mõtete ja tegudega. Nii et sellised baasväärtused väga tugevalt on tulnud kodust. Mul on tunne, et sind ilmselt ei olegi võimalik tingimustega armastada, sellepärast, et see on see koht, kus tekivad sellised piirid ja siis hakkab kohe ebamugav ja sa ei lase isegi seda mõtet enda pähe, tundub mulle. Jaa, et eile oli mul vestlusõhtu VSPA konverentsikeskuses, ma ülitänulik, see oli kõik välja müüdud täissaal ja need inimesed, kes seal sellest minu energiast osa saavad, ega väga paljud ju, kui nad loevad meedias pealkirju, nad ei tunne, nad ei taju seda. Seal on ikkagi täitsa mingi teine, aga kui nad tulevad laivis kohale, nad ei tõusnud püsti ka, nad aplodeerisid, nad olid lihtsalt omas mullis ja need kirjad eile õhtul ja täna hommikul. Ma ikkagi hästi palju toon nähtavale inimestes selle, kes nad päriselt on. Mina olen Human Designi järgi ju manifestor, mul on pingerist ja need inimesed, kes satuvad minu energiasse, see ei ole juhus, nad hakkavad arenema. Ja ma toon nähtavale kõik selle, mis on tegelikult päriselt oluline ja tähtis. Kui rääkida Human Designist, siis julged sa arvata, kes mina olen? Ma arvan, äkki projektor. Tead ei ole. Ma olen see ainulaadne, see reflektor. Reflektor! Sina ju peegeldad ühiskonnas kõike seda, mis on... No neid oli vist ainult 1-2%. Ja peale seda, kui mina teada sain, et ma olen see, siis minu elu läks väga palju kergemaks, sest et mul oli ikka väga palju segadust, mis toimub mu elus, mis toimub maailmas. Et kuna sa tõid selle sisse, siis seda on nagu väga hea teada. Ja vaata, nii palju ei tunne sind, aga kui sa nüüd ütled, et sa oled reflektor, siis võib-olla tõesti et... Helena Kott ütles hästi, sina lihtsalt ole armastus. Ma ütlesin, et olgu, ma siis olen armastus. See armastuse energia on kõige võimsam ja kõige puhtam energia, kõige kõrgem sagedus, kus olla. Aga inimesed, kes ei armasta iseennast, nad ei oska selles sageduses olla. Absoluutselt. Ja inimesed, kes ei ole vastu võtnud ennast iseendana, ei suuda olla ka südame tasandil. Absoluutselt. Aga mida tänane ajast õpetab meile? Kolige peas südame tasandile, võtke vastu ennast sellisena, nagu te olete ja näidake maailmale oma hingeilu. Just. Ja kui me tuleme tagasi korra veel selle hingekoodi juurde, hingekirja koodi juurde, et siis sinule tuli see kuidagi teatud sündmusega, ma saan aru, sinu ellu. Ütleme niimoodi, et ma olen väiksest saadik olnud hästi eriline ja teistsugune laps. Ja kui sa kasvad sellises väga, ütleme, kes on nõukaaja inimesed, eks teavad, mis seal olid, kõik pidid olema ühesugused, siis kas või koolivorm, mina keeldusin selle selga panemast. Mul ei see ruuduline seelik, ma ei olnud selles vanuses ruudulise seelikuga, ma võtsin ühe seeliku, õmblesin selle ümber, triikisin kõik voldid välja ja tegin sellest väga ilusa epuseeliku. Ja ma olin ikkagi selline, kui ma oma pilte vaatan, klassipilte, ma ei saa aru, kuidas mu vanemad üldse lasid mind kodus sellisena välja, aga ma olen olnud alati selline hästi iseteadlik element ja ma olen hästi tänulik, et ma ei ole logitud sisse, ma valisin, enne kui ma siia maailma tulin, ma valisin, kui mulle anti valida, siis ma ei võtnud kaasa endaga seda taaka, et ma oleksin sisse logitud kollektiivsesse alateadvusesse. Ma ei ole seal. Ja kui lihtne on elu.
kui lihtne see on. Ja ma arvan, et see on see asi, miks sa võid väga paljusid inimesi trigerdada, sellepärast, et see ei sobi neile, sest et enamus ju on kogu selle taaga kaasa võtnud, eks ole, ja kuna sina ei ole kaasa võtnud, siis see ongi see, nagu sa ütled, selle armsa sõna huuga-puuga, et siis Sepp Kärsin ja las ta räägib oma seksist ja tildodest ja millest veel, aga tegelikult inimesed ei vaata sügavamale. Sest nad ei ole iseendaga sügavas kontaktis. Minule meeldivad päris inimesed, päris lood ja minule meeldib see inimhinge nagu tõeline olemus. Et selline pinnavirvendus, mul on hästi vähe sõpru, aga need sõbrad, kes on täpselt sama sügavad nagu mina ise. Ja ei ole see, et me saame kokku räägime, ma ei tea, kellestki kuskil midagi keegi tegi. Ei, me räägime iseendast, enda maailmast, enda taipamisest, enda kogemustest ja see on see, mis mind rikastab. Ja ma arvangi, et täna on selline nagu pöördeline nagu aeg inimeste eludes. Me ei saa enam valetada iseendale. Ja see on hästi huvitav. Inimesed ma meelitan kohale justkui seksiga. Koolitustel nad istuvad, silmad on märjad, tunnevad ära iseennast, oma elusid. Lihtsalt see, mis ma selles ruumis teen allhoovusena, mis raku tasandil tegelikult toimub ja kuidas inimesed hakkavad nägema iseennast ja maailma palju avaramalt. Sest ma toongi nagu justkui kandiku peal neile, vaadake, mis on võimalik. Me kõik väärime elamast parimat elu, olla parimas suhtes, olla parimates naudingutes. Ja see, kui sa ütledki välja kõva häälega, ma väärin elus ainult parimat, siis kuskil keegi kõrgelt vaatab. See ullike sai ka targaks. Olgu, lükkame kehvad asjad kõrvale, palun. Siin on sinu kingitused. Ja meil on kõigil väga palju kingitusi, aga nüüd ongi vahe selles, et kas sina ise tunned, et mina olen väärtuslik. Mina enda väärtuses ei ole kahelnud mitte kunagi. Väiksest peale, ma olen nii vaesest perest pärit. Vaene õde ja vend. Kõik nende arvelt osteti mulle kõige paremad asjad, kõige ilusamad, kõige kallimad. Kahju, Marek ja Annika, te pidite sellises keerulises lapsepõlves olema. Aga ma lubasin, et kui mina saan suureks, siis mina kõik nagu aitan teid ka. Ja mul ema, õde, vend, kõik saavad suurepäraselt hakkama, aga on ikkagi kohti, kus ma nagu tahan neid nagu, et neil oleks veel lihtsam ja veel parem. Ja mina ei ole selline ahnepäits. Minu maailm, ütleme nagu ka külluse maailma või raha maailma, olen kõigil öelnud, mina olen oma elu üles ehitanud puhtalt 100% seksuaalenergia pealt. Ma ei saa aru, miks inimesed kardavad seda. See teeb teid õnnelikuks, edukaks, vaimsus, materiaalsus, küllus, loomingulisus, enesekindlus, kõik, seal on teie kuldvõtmekesed. Miks te seda kardate? Me elame täpselt nii hästi, kui me seksime. Ma just tahtsingi öelda, võib-olla inimesed ei saa aru sellest seksuaalenergiast kui sellisest, et me räägime energiatest ja see võib tunduda ka see uuga-puuga, eks ju, sest minu arust on see, et seks ei ole ju ainult seks, eks ole, ja see ongi see koht, et kui sina räägid sellest, sa räägid sellest nii avatult, sa räägid sellest enesekindlalt ja julgelt ja sa ütlesid, et kust me pärit oleme? Me oleme sealt kuskilt, sellest Vene ajast, kus oli vaikselt tasakesi teki all, keegi ei kuule, keegi ei näe. Ja nüüd on see, et aga kuidas? Ja me oleme ju seda kogu aeg edasi andnud, et inimene, just, et põlvkondade kaupa ja inimene justkui ei suuda teha seda, panna seda piiris ja vahele, et mina saan ju valida teistmoodi. Et kuidas seda inimestele selgitada, et ma arvan, et ega need inimesed, ega nad enne me ei saa sellest aru. Kuidas sinu juurde tulevad? Jaa, sest on väga palju naisi, on ka mehi olnud, kes tulevad, ütlevad ausalt peale koolitust, mul oli sinu suhtes väga suured eelarvamused, sa ei meeldinud, sinu hääl ajas mind närvi, see, kuidas sa väljendad ajas närvi, kõik ajas närvi, aga tegelikult ma sain aru, need olid need kohad, mis minu enda sees olid lukus ja kinni, mida ma ei olnud vastu võtnud. Ja me sünnime siia maailma niimoodi, meil antakse kõigile armastuse naudingute pakett kaasa. Ma ei väsi seda kordamast. Kirik ja religioon teab, et need inimesed, need naised ja mehed, kes ei ole kontaktis oma seksuaalenergiaga, neid on palju lihtsam manipuleerida. Minusugust naist ei ole võimalik manipuleerida. Ma näen kõik need mängud läbi ja ma ei lähe sellega kaasa.
Sest kogu ühiskond ongi ju hirmule üles ehitatud tegelikult. Ja kui üks ullike on juba selline, kes seisab oma jalgadel, seisab iseenda eest juba väiksest peale, siis sa oled hästi äge eeskuju selleks. Ja ma saan aru, et seesama hingekood, hingekirjakood, et ma tahan lühendada justkui, ongi see, et see jõuab meieni siis, mida lähemale me iseendale jõuame. Kas ma saan õigesti aru? Täpselt nii ongi. Ja kui lihtne on elu, see on, ma ütlen ausalt, ärkate hommikul üles, teil on tänutunne. Te lähete kergusega, teil on tänutunne, teie inimesed, teie elu, teie töö, teie mees, teie materiaalsus, teie pangakontod. Laske see energia vabaks. Ja võtke vastu kõik, mida elul teile pakkuda on. Aga mis on oluline, kõik saab alguse sinu siseenda kliimast, mida mina endale ütlen, mida mina endale räägin, kuidas mina iseendasse suhtun. Iga mees ja naine, armasta iseennast, ma ei väsi kordamast, väärtusta iseennast, kehtesta enda piirid ja julge öelda ei. Ja kui sa saad need õppetunnid selgeks, siis on kõik elu palju lihtsam. Tööl, kodus, puhkhetkel, lastega, sugulastega, vanematega, ülemustega, kõigiga. Täna ma teen nii palju ettevõtete koolitusi. Suured pangad, kus ma olen käinud, suured ettevõtted, eraettevõtted, riiklikud ettevõtted. Ma olen ka väga palju teinud pilootprojekte, sest mulle öeldakse, et meil raha ei ole, aga meil on 250 töötajat. Ma olen öelnud, okei, aga ma tulen. Ja tagasiside on olnud ülivõrdes. Inimesed alguses tulevad, istuvad, võtavad arvutid kaasa, ma ei tea, mida Sepp Kärsin räägib. Nad panevad need arvutid kinni esimese 5 minutiga ja nad on neeldunud sellesse infosse. Ma näen, nad on nagu käsnad, nad imevad seda enda sisse. Ja mis on hästi oluline, et ega mina ju ei ütle, et see on minu tõde, kuulub ka kõigile teistele, vaid ma esindan seda inimest, seda maailma, seda elu, mis on teinud mind kõige õnnelikumaks. Ja kui mulle peale vaadata, inimesed, kes tajuvad, tunnevad energiat, siis nad näevad seda, et minu sõnad ja teod energeetika, see on üks täiuslik hiiepuu väga sügavate juurtega, väga jämeda tüvega ja väga avara lädvaga. Täna öösel mul on hästi nagu tähenduslikud unenäod, mina saan hästi palju infot läbi unenäguda. Ja ma jõudnudki neid sümboleid vaadata, aga ma teen seda järgi, sest näiteks väga paljud ju koolitused on ju kanaldatud läbi seksuaalenergia, läbi unenägude, vanad targad, kes tulevad ja annavad ja siis nad korduvad, kas sul jäi meelde see mantra, kas sul jäi meelde see mantra. Ja täna hommikul ema helistas 9:32 ja ma kordasin seda mantrat ja mul on ainult esimene rida peas, esimene lause ja ma kindlasti tuletan ka selle teise meelde, aga see on nii huvitav, kuidas läbi unenäguda ja see ongi see, et mul pole ühtegi maski. Ma olen otseühenduses algallikaga, otseühenduses. Mul ei ole vaja, et keegi tõlgendab mulle neid asju. Ma saan selle info ise. Ja seksuaalsus on ka miski, mida ma olen ju tegelikult ühiskonnas puhastanud. Paljude jaoks seks on olnud häbi, tabu, porno, kõik sellised asjad. Väga paljud naised ei naudi seksi. Väga paljud mehed ei oska naistele pakkuda head naudingut, sest neil ei ole kontakti ja teadlikkust. Aga need mehed ja naised, kes on minuga ühes ruumis, see häbi, see kaob ära, sest hirm ja häbi ei kuulu meile. See on seesama kollektiivne alateadus, kus on sisse logitud ja siis nad on kõik seal ulbivad, kõik selles ühes pajas. Seda ei ole vaja. See on sinu otsus. Ma astun kõrgemale tasandile, teen endale uue maailma ja võtan sinna ellu kaasa ainult selle, mis mind kõnetab ja see, mis mulle sobib. Ja nüüd, kui keegi kuulab, siis jääb see koht selliseks, et oota, mismoodi? Ma lihtsalt otsustan ja ma astun kõrgemale tasemele ja ma loon uue maailma. See tundub jälle see uuga-puuga, et kuidas seda teha? Kuidas seda nii lihtsalt inimesele seletada? Mina saan sellest aru, sest et mina ka teen seda, mina ka teen neid uuga-puuga asju, mulle väga meeldib. Aga ma tean, ma näen, et inimesed ikka ei saa sellest veel aru. Näiteks üks esimene, mis on kindel, on see, et meil on hästi palju sundmõtteid, mis elavad meie peas. Ja väga paljud inimesed oma sundmõtetega, nad lähevad järjest sügavamasse auku, sügavamasse. Sul võivad need mõtted peas niimoodi keelelda, sul on lõpuks nii halb, et sa tahaksid lihtsalt selle nagu kõik endast välja. Ja nüüd on see koht, et kui see sundmõte sulle tuleb, siis sa võid öelda, aitäh, et sa tulid. Ma tänan sind selle eest. Ma ei vaja sind ja stopp.
ja mis juhtub? See sundmõte, sinu südame hääl ja sinu meel tegelikult, eks ju, nad on omavahel väga tugevalt seotud. Aga nüüd ongi see sinu teadlikkus, minu kõrgem mina. Ma ütlen, ma ei vaja seda. Ma olen selle õppetunni kätte saanud. Ja sa paned ta kõrvale. See ei tähenda see, et me ei tohi oma tundeid ja emotsioone eitada, kõrvale lükata. Me peame nad ära tundma, läbi seedima ja siis nad ei ole enam aktiivsed. Aga nii kaua, kui sa kogu aeg võitled, lükkad kõrvale, sa nagu ei suuda nendega hakkama saada, seda aktiivsemaks nad muutuvad. Jaa, ma olen väga nõus sellega, et see on võib-olla esimene selline esimene asi. samm. Jaa, et esimene samm, ja mida teha. teiseks ka päris ausalt, vaadake üle oma sõprused, oma suhted, oma suhted oma sõbrannadega, oma mehega, oma vanematega. Meie suhteliinid peavad olema puhtad. Mitte ühtegi suhtesõlme, kas on mehe ja naise vahel või sõprussuhete vahel või töökastega. Suhtesõlmed hävitavad meid ära ja negatiivsed mõtted hävitavad meid ära. Ja see pidev stress lihtsalt hävitab meid ära. Aga inimesed, ma ei tea, miks nad arvavad, et me oleme tulnud siia kannatama, nii nagu Tammsaarest teed ööd ja siis tuleb armastus, eks ju, meid on niimoodi kasvatatud, unustage ära see Tammsaar ikka, no täiesti uskumatu. Ja on põlgondi, kes arvavad, et see nii ongi. Et kui miski tuleb kergusega, et siis nad ei väärtusta seda. Aga elus on niimoodi, et kui sa oled nagu oma õigel teel, mina loen hästi palju märke. Mul on hästi palju sümboleid ja mul on vahest nagu, sa mõtled, no kus kohas see tuleb? Ja sa saad aru, et sa oled nagu nii sünkroonis universumiga. See on lihtsalt kinnitus, sa oled õigel teel. Ja nende märkidega tuleb mul see meelde, et kui me Nepaalis matkal olime, siis ma nägin nii palju armastust. Igal pool olid südamekujulised kivid, lehed, mis iganes sümbolid. Ja mul on nii meeles, kui me matkajuht ütles, et Merika, aitäh sulle, et sa õpetasid ja näitasid neid märke märkama, et ta näeb ka nüüd ainult südamed, ainult seda, teist ja kolmandat, mis on nii ilus. Siis mu tütar ütleb ka, et emme, et nii kui ma näen kuskil südamekujulist lehekest, kivikest, sa tuled mulle alati meelde. Siis mõtlen, see on nii äge, vaata, et kui sa räägid sellest, mitte vaikselt ei vaata, kui ilus, vaid sa väljendad, sa jagad seda, siis mina usun seda, et armastus saab kasvada ainult siis, kui me seda jagame. See on nii õige. Ja ma tahan, sa oled nagu, see on nii õige koht, kus nagu olla. Ja mida me tegelikult kõik see maailma tuleme kogema? Armastust. Armastust ja veel kord armastust. Armastusest suuremad, võimsamad tunnet olemas ei ole. Ja armastus tervendab meid. Päris armastus tervendab meid. Aga katkine armastus võib lõhkuda meid veel rohkem ära. Ja mitte ükski suhe ei tohi haiget teha. Kui palju mina olen 11 aasta jooksul kuulnud neid lugusid, kui sarnased peatükid need on ja ma mõtlen, miks need inimesed on selles suhetes. Ma teen ju täna ka nõustamisi, ma ei reklaami seda välja, kuigi mul kodulehe peal on see ja ma ei ole tavaline terapeut, ma olen kogemuskoolitaja. Aga kuna ma näen inimese hingehaltarit, ta võib tulla mulle vastuvõtule, ta räägib täpselt seda lugu, mida ta on ise endale rääkinud. Ja nüüd minul juba kõik, ma näen, mul film jookseb, mul pildid tulevad, info tuleb ja ma hakkan nüüd küsima. Aga räägime, et kas ma võin jagada, kuidas mina praegu, mis info sain ja kuidas see lõpeb? Lõpeb sellega, et see inimene siis lõpuks päriselt tulebki peast südame tasandile ja siin toimub see muutus. Ja see hingealtari puhastus, mina hakkasin, ma ütlen ausalt, et ma ju mingil hetkel läksin kinni, sellepärast, et mind ju ka koolis natukene, ma olin ikkagi väga teistsugune ja ma rääkisin, mida ma näen ja tajun ja kus ma käin, eks ju, siis kõik, tollel ajal ju, mis asi see on, eks. Ja ma tundsin ennast nii üksikuna ja ma istusingi seal kobratus seal suure tamme puu all seal sauna taga ja ma lihtsalt palusin, mis on tulge, nagu ma ei jaksa enam, ma ei taha siin olla, miks ma siia tulin. Ja siis mingil hetkel nagu siis minu ellu hakkasid tulema sarnased inimesed, nagu olin mina. Ja see on nagu nii võimas, et kuidas nagu, oled sa kuulnud sellest, et kui sinu hing on nagu nii suur, siis sa ei saa siia maa peale tulla lihtsalt nagu terves tükis, vaid sinu hingeosakesed jaotatakse ära. Ja täna need inimesed on nagu mind ise üles leidnud ja kui me kokku saame, siis see, mis toimub, see on ebareaalne. Ja see on nagu miski, mis ma tunnen, et see muudab maailma, see muudab inimesi ja sellest alles hakkab välja kasvama
midagi nii võimast, mida mitte kunagi varem ei ole olnud. Sest no mõelge loogiliselt, kui tulla inimtasandile. Ma olen üks väike naine, kes on teinud Eesti ühiskonnas sellise lainetuse. No kuulge, ma ei ole siin üksinda. Mul on terve universum selja taga. Absoluutselt, kes on näidanud ja juhatanud seda teed, eks ole. Jaa. Et kui see enesearmastus on meie jaoks väga paljudel ikkagi uus asi. Jällegi, kui me vaatame, kust me tuleme sealt minevikust, siis ometi me räägime sellest palju. Sellest kirjutatakse hästi palju ja inimesed ikkagi põrkuvad selle sama lihtsa asjaga, et vaadata endale peeglis hommikul silma, mitte otsa, mina armastan öelda silma ja öelda, et ma armastan sind. Siis see juba tundub see, et mingi metsama jutuga. Ja vaata, siin on minu arust täpselt see koht, kus mulle üks tuttav ütles ääretult hästi, et teate, et kõik need toredad seminarid ja kõik need, mis iganes need festivalid on, sinna tulevad kokku ikka need samad inimesed. Kuidas te saaksite jõuda ka nende inimesteni, kes päriselt hädas on? Ja tead, see pani mind mõtlema. Ja ma mõtlen, et kuidas see saab nii-öelda maailma päästa, kes on skeptilised ja kes endiselt nagu mõtlevad, et löövad käega ja võib-olla nad mitte kunagi ei kuula meie podcasti, aga äkki kuulavad. No mina usun sellesse, et ega me saame ju, inimene saab aidata ennast ise. Ta peab olema ise selleks valmis. Just. Ja kuidas elu meiega teeb? Ega sa ei hakka enne arenema. Elu natuke müksab sind. Müksab üks kord, müksab teine kord, müksab kolmas kord. Ja siis koha sul pilti ette ei tule. Mis sul võetakse ära? Kas sinu tervis, sinu mees, sinu laps, sinu töö, nagu kõik hakkab nagu sulle lihtsalt nagu lõpuks niimoodi. Aga ma ei mõtle selle all seda, et võetakse ära, et nad lähevad siit maailmast hingedena ära, vaid seal toimuvad energeetilised muutused. Kas sul lähevad suhted sassi oma lapsega, kas sul lähevad suhted sassi oma emaga või oma mehega, eks ju. Sind pannakse lihtsalt arenema. Ja nüüd ongi see, et ärge mängige seda mängu, et te olete pimedad. Teil on sisemine tegelikult hingekompass, mis teid juhatab õigele teele. Aga kas me usaldame seda? Just. Enamus inimesed ei usalda. Kui sa ütled, kui sa oled kõige suuremas hädas ja sa tõstad käed valguse poole ja sa oledki selles ilusas valges kanalis, selles armastuse kanalis maa ja taeva vahel ja sa ütled, et palun abi, ma tõesti olen valmis võtma vastu kõik, mis on minu jaoks parimast parim. Ja ma luban, et ma kannan seda koodi, miks ma siia tulin. Aga inimesed arvavad, et nad ise teevad plaanid ja nemad ise otsustavad ja keegi kõrgem, olgu te võite teha, aga ta teeb kõik ümber. Ta teeb kõik ümber. Lihtsalt sellepärast, et inimolemuses on see, et inimesed on esiteks, nad on laisad ja nad on mugavad. Nad ei taha areneda. Kahjuks küll. Nad ei ole valmis arenema. Ka suhetes, ma imestan, miks nad jäävad suhetesse, kus nad pole õnnelikud. Miks nad jäävad sellesse suhtesse? Sellepärast, et nad ei väärtusta ennast, nad ei armasta ennast. Nad arvavadki, et see ongi normaalne, sest nad pole tegelikult ilusat ja tervet suhet näinud. Et kui palju mina olen ju oma koolitustel jaganud hästi enda isiklikke lugusid. Need on nii isiklikud lood. Ja täna, ma ütlen ausalt, mul ongi selline kaaslane, kes on nagu, ta on täpselt tulnud sama koodiga nagu mina. See maailm, ma ei pea mitte midagi selgitama. Ma ei pea mitte midagi nähtavale tooma. Ta loeb mind kui avatud raamatut, ta tunneb mind rohkem kui mina ise. Ja ka see naudingute spetsiifilisus. Mitte midagi ei pea selgitama. Ta teeb, siis hoiad kahe käega pead kinni, kus kohast tuleb, ütleb, et aga ma tean. Aga nüüd ongi see koht, et kas me inimestena usume, et meie kõrvale tuleb selline kaaslane, kes suudab meile pakkuda seda, mida me oleme tulnud siia maailma kogema. Me kõik soovime kogeda armastust. Aga kui paljud inimesed on sellistes suhetes, nad hoiavad oma suhetes kinni, aga tegelikult sellele Marile ja Tõnule sobiks hoopis see, ma ei tea, Riina ja Marile hoopis Kaupo. Neil on omal nagu energeetiliselt see side loodud, aga nad ei julge siit lahti minna. Ja need inimesed täna, kes on ikkagi julgenud selle otsusega, loomulikult suhtest lahku minna on kõige lihtsam.
aga panna üks suhe toimima. Aga kui te olete teinud ja teinud kõik etapid läbi, käinud teraapiates juba 5 aastat, 6 aastat, aga mitte midagi pole muutunud, siis on see märk sellest, et järelikult see õppetund selles elus selle inimesega on läbi saanud. Te ei pea olema hambad risti selles suhtes. Miks te hävitate naised, kes enam ei ela enda armastuse energias? Nad närbuvad ära. Absoluutselt. Nad on nagu lilled, kes on jäänud kastmata. Meestel tekivad erektsioonihäired, kõik terviseprobleemid, südameprobleemid, naistel samamoodi väikese vaagna valusündroomid tekivad, rinnavähk, emakakaelavähk, kõik see sama tunne, et ma pole armastatud, ma pole hoitud, ma pole märgatud, ma pole tunnustatud. Me oma emotsioonidega lõhume ära enda keha. Absoluutselt, ja inimesed, kui ma tahaksin nii palju nagu raputada inimesi ja öelda, ärgake palun sellest unest ülesse. See on teie tänane elu. Te ei saa tänast päeva tagasi. Et mulle meenub siin üks selline hea lause, et kui ma kunagi Osho meditatsiooni õppisin, siis Osho lause on see, et kui sa, või mõte siis, et mis mind väga kõnetas, et kui sa suudad oma mehele või naisele siis otsa vaadata, kui ta on otsustanud minna kellegi teisega ja öelda, et mul on hea meel, kui see teine inimene teeb sind õnnelikumaks, kui mina suutsin. Et see on see tingimusteta armastus, mitte see, et me hakkame kätte maksma, me hakkame tegema igasuguseid õudusi, eks ole, aga just nagu see mõte mind nii tohutult kõnetas, et kas üldse selliseid inimesi on, kes vaatavad, et näe, kui tore, et tuli uus naine või mees ja on väga äge, et sa nüüd tema võtsid ja teidki õnnelikumaks, et see kõik ikkagi tunduks irooniline ja see ei oleks üldse nii puhta koha pealt, aga kui me mõtleme sellele, millest ka sina räägid, kui ilus see mõte tegelikult on, just mis sa ütlesid, et vaata, et kes siis võiks Kaupo saada ja Riina ja nii edasi. Et see mõte tuli mulle lihtsalt meelde läbi selle, et kui ilus see maailm oleks, et me ei hoiaks kinni millestki, mis tegelikult on ammu oma elu ära elanud lihtsalt sellepärast, et kunagi ju jälle oli nii seal minevikus, et me ka peame nii tegema. Aga tegelikult ei pea ja sa ütlesid väga hästi ju, et nii lihtne on suhet lõpetada. Aga katsuge seda üles ehitada ja hoida. Mina tahan öelda, et mina olen lahutatud. Mul oli imeline mees. Me saime imelise tutre. Aga mehe ja naisena me kokku ei sobinud ja me läksime lahku. Minu lapse isal tuli uus naine. Nad said uued lapsed. Täna me selle eks-mehe uue naisega, ma võin öelda, et me oleme väga head sõbrannad. Ja ta oli alles hiljuti mul koolitusel. Ja ma jagasin kogu grupi ees, kus oli 30 naist. Ja ütlesingi, ma olen nii tänulik, et minu eks-mehel on selline naine, kes oskab armastada minu lapse isa rohkem, kui oskasin seda mina. Sest et meil igal ühel on omad soovid ja vajadused. Just. Ja ma olen nagu nii tänulik, et me oleme läinud lahku nii, et ma suudan lapse isaga nii normaalselt läbi saada. Ma armastan tema uusi lapsi, ma armastan tema uut naist, see ongi tingimusteta. Absoluutselt. Me hakkame nüüd looma koos uut, kõige vägevamat konverentsi, mida Eestis ei ole mitte kunagi tehtud. Ja minu eks-mehe uus naine ja mina, me oleme seal koos. Me teeme koos seda konverentsi ja siis on veel ägedaid inimesi. Näiteks 22. oktoober tuleb Eestisse Tallinnasse Kaja kultuurikeskusesse naistele suunatud konverents. Menu pärast pausi. Sest mulle ei sobi sõna menopaus, see on nii kole sõna. Ja ma olen tohutult palju lugenud teaduslikke artikleid, meil on seal nii ägedad esinejad. Et see kuu enam, järgmine kuu tulevad minu kodulehele müüki kõik need pääsmed, seal on piiratud arv. Seal on Eestis, ütleme selline koore, ütleme selline Kreema de la Kreema esinejad on kokku kogutud sinna ja see on lihtsalt nagu super. Ja miks ma sellest räägin, see on ka, igal naisel tuleb ühel hetkel see eluperiood. Ja kas te teate, kallid naised, kui te olete õnnelikus paari suhtes oma kaaslasega, siis ülemineku aastad on palju lihtsamad nendele naistele, kui nendele naistele, kellel on düsfunktsionaalne paarisuhe. Just.
nii et menu pärast pausi 22. oktoober, Kaja Kultuurikeskus. Väga äge pealkiri, täiega äge pealkiri. Selle ma kanaldasin, see tuli niimoodi, kui ma teistele ütlesin, mis asja, menu pärast pausi, ma ütlesin, kõik said kohe aru sellest. Just, väga äge, väga äge. Epp, et kui rääkida veel nendest suhetest, mis meil siin on, et kui võtta see, et sa ütlesid ka, et inimesed ei julge lahku minna ja nad hoiavad kinni veel, et äkki ikka ja saadakse uus laps, et äkki suhe paraneb ja no ma ei tea, abiellutakse või mida iganes tehakse selleks, et miks inimesed ei ole siis endaga ausad? Sest nad ei ela elu iseendana. Nii lihtne vastus on. Ja nii ongi. Nad ei ela elu iseendana. Mina meeldin nendele inimestele, kes elavad elu iseendana. Aga võib-olla nad ei oskagi elada elu iseendana. Jaa, sest nad ei ole mitte kunagi iseennast armastanud, väärtustanud, nad pole iseennast pannud esikohale. Kas te mäletate lapsena, kuidas öeldi? Kui sa iseennast kiitsid, kes see ikka koera saba tõstab kui koer, mitte ise? Ma olen terve elu seda teinud, ma olen kogu aeg rääkinud, minust ägedamat naist ei ole. Kogu aeg. Ja ma olen igale naisele öelnud, sinu sisekõne, sa saad selleks, mida sa endale ütled. Ja meestega on täpselt samamoodi. Kui palju on seda ebapiisavuse tunnet või seda vähese väärtuse tunnest, eks ju. Me peame ise ennast täitma. Mitte keegi teine ei saa meid täita. Ainult meie ise. Ja muutus saabki alguse sellest, et ma otsustan. Kui ma olen õnnetu kogu aeg, ma pean ju, kui ma käin kogu aeg ühte sama rada pidi, ma jõuan kogu aeg ühte sama kohta. Aga kui ma tahan muutust, siis ma pean julgema astuda kõrvale. Ja ma ütlen ausalt, et need naised ja mehed, kes on jõudnud minu koolitustele tänaseks juba üle 60 000 inimese. Eestis ei ole mitte kunagi olnud enne mind ja ma ei tea, kas üldse kunagi tuleb peale mind veel keegi samasugune, kes teeks sellisel viisil ja sellisel moel, sest ma ei õpeta inimesi seksima. Ma olen nagu väsinud sellest, et arvatakse, ma olen tildoga naine või ma olen külahull. Täna ma olen ennast näidanud sellisel viisil ja sellisel moel, et ma tegelikult ju tuletan inimestele meelde. Ma näitan neile. Ma olen ise ehe näide sellest. Nad võtavad selle energia kaasa. Minu stuudios Paldiski maantee 21, kus on minu enda stuudio, see on minu enda oma muhkusega alati ütlen, see ongi minu oma aine. Et seal on läbi viidud väga võimas rituaal. Inimesed astuvad sinna ruumi, nad tajuvad seda. Seal on südameportaal. Seal ei ole võimalik maskidega olla. Meeste koolitused lähevad alati üle, sest nad lõpuks tunnevad, et nad saavad neid on kuuldud, neid on mõistetud, neid on nähtud. Ja täpselt samamoodi naistega. On naisi, nad tulevad, kallistavad, ütlevad, et ma vabandan, ma küsin, miks? Ma lihtsalt nagu, mul on lihtsalt piinlik, kuidas ma olen nagu sinu kohta rääkinud või öelnud. Aga sa ei ole üldse selline. Ja siis ma olen neid lihtsalt armastusega kallistanud ja öelnud. Ma mõistan, te ei pea minu ees vabandama. Just. Mina suhtlen inimestega hinge tasandil ja alati armastuses. Kõigiga. Ei ole vahet, kas on rikas, kas on vaene, kas on tänaval, kodutu, kes iganes. Ma armastan kõiki inimesi, kõiki loomi, kõiki putukaid. Mul üks sõbranna ükskord naaris, tulin esinemiselt tohutult ilus õhtutualett, vihma tibutas, kõnnin mööda tänavat, ussikesed, vihmaussikesed on ju. Ma korjasin kõik nad pihku, kõik, kes mul tee peal, kõik panin nagu sinna sellest teest kõrvale, eks ju. Ja ma arvangi, et me elus, mida ilusam ja puhtam on meie hing, seda kõrgemal sagedusel me elame. Meie toit, meie meel, meie vaim, see terviklikkus. Et vaadake ka seda, et see sama, mida sa sööd, mina ei suuda süüa madala vibratsiooniga toitu. Mul läheb söömine üldse meelest ära. Ma ei saa aru, miks inimesed peavad sööma ja magama. Ma ei jõuaksin palju rohkem teha. Sa oled nagu Pipi. Pipi ütles samamoodi. et ma lihtsalt unustan ära selle. Et ma olen inimene, et ma pean nagu ma räägin toreda loo. See oli alles üleeile. Loomulikult ma olin ainult hommikul söönud 2 muna. Päev oli kohtumisi täis, õhtul oli koolitus ja lõpetasin õhtul koolituse, kell oli vist kell 9 ja istun natukene puhkan, astun jala peale ja hetkega mul oli selline valu, ma ei väänanud välja mitte midagi ja mul läks jalg niimoodi paiste ja niimoodi nii üles ja alla. Ja ma lõpetasin EMO-s. Ma ei saanud isegi jala peale astuda, ma ei saanud hüpata, siis mu kaaslane võttis mu sülle, kujutate ette, on ju, ma lähen, kogu tähelepanu oli minul, on ju. Siis mind tõstati sinna ratastooli, tehti ära siis see pilt, selgus on, et mul on sidemete kõõluste venitus.
ja ma mõtlesin, kuidas see võimalik on. Mul oli jalg nii valus, ma ütlesin, palun tooge mulle valuvaigised, ma sõin 3 valuvaigisid korraga ära. Ja ma teadsin, et mul on esinemine kolmapäeval. Kuidas ma lähen, et mul on ortoos, mul kirjutatigi, et te peate ortoosi ostma, te peate 6 aega nüüd rahulikult olema ja kõik. Ma tegin universumile taotluse, kallis universum, miks sa praegu nagu, kas sa saad aru? Mul on väga oluline, et ma homme olen täiesti terve, et mul ei tohi mitte midagi. Läksin magama, märkan hommikul ülesse. Kõik, paistatus läinud, jalg on terve. Ehk sa otsustasid ju. Ma otsustasin. Just. Ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et võib-olla ma tahtsin, et kaaslane tassiks mind emos niimoodi, emos süles, et see oli nagu päris lõbus. Jaa, väga hea lugu. Jaa. Vot siin ongi see, et meil nii paljud asjad jäävad ju otsuse taha. Me ei otsusta tegelikult ära, et kui sa praegu rääkisid seda lugu, siis minul tekkis pilt sellest, et kuidas universum töötaks siis, kui kõik otsustavad, et nendel on, et minul ongi kõige parem kaaslane ja igaüks otsustaks nii, siis need kaaslased liiguvad ja jõuavad ju nende õigete kaaslaste juurde. Jõuavadki niimoodi ja niimoodi jõuavadki. Aga lihtsalt see, et hoian kõik endale ja siis ma ei ole ise õnnelik. Just, täpselt. Et ma olen nagu nii tänulik, ma ütlen iga päev oma kaaslasele, ma olen nagu nii tänulik, et kuidas on see võimalik, ma lihtsalt nagu imetlen ja imestan iga päev. Et kuidas on see võimalik? Kusjuures mulle tuli meelde veel üks selline mõte, et ma olin ka palju-palju noorem ja me istusime ühel sünnipäeval. Ja nagu ikka sünnipäeval on erinevad inimesed erinevas vanuses ja ma jäin rääkima ühe endast natukene vanema meesterahvaga. Ta ei olnud päris 10 aastat vanem, aga no ikkagi, eks. Ja kui sa noor oled, siis tunduvad need vanemad härrasmehed sellised hästi ägedad, sest nendel on elukogemus ja nii edasi. Ja me vestlesime päris pikalt ja mul on siiamaani, ma arvan, et ma olin seal kuskil 20+, eks ju. Ja mulle jäi nii meelde sealt üks lause ja see lause või mõte, mille ta ütles, on see, et ta ei saa aru sellest, et miks on elus niimoodi, et inimesed saavad omavahel kokku ja siis tekib tunne, et nüüd on ta mul olemas. Ta veel ütles, et kratti pidi pihus ja siis on see, et me oleme nagu üksteist nüüd leidnud ja nüüd on nagu kõik. Ehk siis see tähendab seda, et juuksed on krunnis, siuke kodukleit seljas, kittel on ju hästi kotis ja koledad dressipüksid ja lõfa ja juuksed pesemata ja nii edasi. Ja ma kuulasin ja mõtlesin, oot, see ei ole küll minu maailm nagu, et mis toimub, et kas päriselt on selliseid. Siis ta ütles, et aga vaata ringi. Ja tead, sellest hetkest alates ma hakkasin märkama paare ja seda ma hakkan isegi kogelema, sest seda on endiselt palju. Ja siis ta ütles ühe väga olulise lause, et paarisuhe algab sellest hetkest, kui 2 inimest kokku saavad. See on nagu 100 meetri jooks kuni viimase hingetõmbeni. Vot siin ongi see pikk paus, head kuulajad, sest et see on see koht minu arust, mida sina räägid. Ma räägin koolitustel kogu aeg, et ärge muutuge mugavaks. Täpselt. Mul ei ole kodupesu, mul on kogu aeg ilus pesu, mul on kodus täpselt samamoodi ilusa pesuga. Just. Ja mul ei ole koduriideid või nagu niimoodi nagu mingid linnariided, ma võin nende samade koduriietega ka linna minna. Et no okei, selle kostüümiga, see on mul koolituse kostüüm, eks sellega me ei ole. Aga mis ma tahan öelda naistele ja meestele, tõesti täpselt nii, nagu sa ütled, jääge atraktiivseks. Olge värsked. Isegi naised, eks mõtlete, mul on küünelakk maas, mees ei pane tähele, paneb tähele, varbaküüned, kannad korras, ma ei tea, juuksed pestud, juukse väljakasv nagu mehed ka, et ärge muutuge mugavaks, et kõik need, no ütlen hästi inetult öeldud, eks, aga kõik need igasugused kõhutuuled ja kõik asjad, mis te nagu teete, see kõik on nii ebaatraktiivne, naine võib-olla ei ütle sulle seda, aga õhtul ta keerab selja sulle magamistoas. Ja et ka, et mehed, et see puhtus ja see hügieen ja see et te lihtsalt nagu oletegi hoolitsetud oma enda jaoks ja oma kaaslase jaoks. Absoluutselt. Ja see on tähtis. Ja see on nii tähtis ja mul on tõeliselt hea meel, et see mul praegu meelde tuli sellepärast, et ma tean, et sa räägid seda hästi palju, just see, et kui oluline ongi koos kasvada, sest mulle tundub, et kui me saame kokku, siis ju võikski olla see koos kasvamine, see areng, et öeldakse ju, et kõige parem enesearengu keskus või keskus ka, keskkond on paarisuhe, on ju. Aga mis tavaliselt juhtub minu arust on see, et
kukutakse kohe mugavustsooni, kõik, eks ju. Ja siis on see, et kuule, mis sa virisid ja mis sul häda on ja pilt on ja häält ei ole ja nagu tänapäeval, kus inimesed veel nädalaid omavahel ei räägi, istuvad ühe katuse all. Ma mõtlen, miks te elate sellist surnud elu, et see on ju väga julmalt kõlab, aga see on ju nii tegelikult. Et üks asi, mis veel alati kõneaineks tuleb, et kui ka mina, kus iganes räägime või oleme, on see, et mehed ei taha kuulata ühte sõna, see on see, et ma tahan rääkida, kui naine ütleb. Ja, kallis, mul on sulle üks jutt. Siis on mehed pikemalt tööl, sõbrad, trennid, et jumala pärast ei peaks koju minema, et sellest rääkida. Kas sul on hea nipp, kuidas saada mehed rääkima? No ikkagi ainult, mina näen, see on nagu kurb tegelikult, aga teate, kallid naised, on mehi, kellega ei olegi võimalik rääkida. Ta ei ole valmis sind vastu võtma. Sa võid tohutult palju panustada, sa võid ise teraapias käia, sa võid teda kaasa kutsuda, ta ütleb, sinus on probleem. Aga see on mees, kes on poisike, kes ei ole saanud küpseks meheks, kes ei ole võtnud vastutust. Kallid mehed, kuulake oma naisi, märgake neid, olge kohal, hoidke oma naist peopesa peal. Kui naine tunneb, et tema on prioriteet number 1, kallid mehed, te saate kõik ja topelt tagasi, mida te naisesse annate. Annad naisele headust, armastust, naine topelt headus, armastust. Annad kurjust ja pahat, te saate topelt selle kõik tagasi. Ehk täpselt naine on nagu nii suureks peegliks nagu mehele. Ja mehele ei ole elus mitte midagi muud tähtsamat ülesannet, kui mõista ja armastada naist. Ja naisel tegelikult samamoodi, mõista ja armastada oma meest. Ja kui sa oled valinud endale kaaslase, kellega sul on kõik tasandid, ärge valige meest rahakoti järgi, vaid valige mees südame järgi. Sest te teate seda, kui on armastus, on kirg, on turvalisus, on usaldus, siis küllus ja materiaalsus hakkab selles suhtes iseenesest kasvama. Just. Seda ütles mulle ka minu vanaema. Ja nii ongi. Ja nii on tegelikult ja ta ütles ühe lause veel mulle praegu meenub, et tead tütrek, et võta alati mees, kes sind rohkem armastab, kui sina teda. Seda ütles ka minu vanaema ja ma ei saanud sellest siis aru. Ma ei taha küll mehega koos olla, kes ma ei tea, mulle nagu ei meeldi, aga see ongi see koht, mees on sinust samm mees. Ja, just. Ja näiteks mulle väga meeldib, kui mina ausalt, ma ei tee hommikuti, ma ei oskagi süüa teha aga mulle meeldib see, et minu kaaslane teeb süüa, ma lähengi, võtan talt ümber kinni, eks ju, ja mulle meeldib, kui tal ei ole särki seljas ja mulle meeldib, ma tahan teda imetleda ja see ongi see nagu, et ka mees visuaalis, eks ju, üks on tema aju, mis on minu jaoks number 1, rumala mehega koos olla, rumala naisega koos olla, see on väga keeruline. On. Ja intellektuaalselt ka, et mees peab olema nagu hingetoit. Nagu, ja mina samamoodi mehele hingetoiduks on ju. Et minu keha, meel ja vaim, et see on nagu täidetud nagu kõik soovid ja vajadused. Aga see ongi see, et ma ei ole kunagi oma elus nagu leppinud poolkõvade suhetega. Ja minu elus on olnud kohti, kus ma olengi lahku läinud. Aga olengi läinud, sest mu hing kisendab sees, et see ei ole võimalik. Ja isegi, kui ma nagu kõike tean, on ka minul inimlikud õppetunnid. Aga need minu inimlikud õppetunnid on rikastanud minu koolitusi ja ma olen saanud jagada oma lugusid, mis on nii ehedad, mis on nii ausad, mis võivad olla nii valusad. Aga see näitab ka naistele, et kõik on võimalik. Mina otsustasin, mulle nii ei sobi ja ma lähen elus edasi. Ma nii väga sooviksin seda, et rohkem inimesed julgeksid otsustada, mis nendele sobib ja mis nendele ei sobi. Aga nad peavad kõigepealt hakkama iseendalt küsima õigeid küsimusi. Ja ma arvan seda, et üks selline põhjus võib-olla, mis veel on see, et on see turvatunne, mida hästi palju naised taga ajavad. Ja see ei ole turvatunne ainult selles osas, et mees mind hoiaks nüüd, vaid turvatunne ikka väga paljudes asjades, et kas või see, et paljud naised on meeste poolt ülalpeetavad. Samas on naised öelnud ka minule seda, et täna, kui tahad meest leida saada, otsida, siis on see, et mehed otsivad naisi, kes neid üleval peavad. Siis ma mõtlen, kuhu suunda me maailmas nagu läinud oleme, et kuidas selline info üldse nagu olemas on ja eksisteerib, eks ole. Et see turvatunde puudus on ka see, mida ma olen aru saanud, et miks ei juleta lahku minna, et kuidas ma hakkama saan.
Mina olen olnud sellises suhtes, kus kunagi noorena, kus raha tuli pangaautomaadist, eks ju. Ja kui kaardi pealt raha otsa sai, siis ma lihtsalt helistasin, kanti raha juurde. Aga mul ei olnud eneseteostust. Ma ei saanud ennast teostada. Ja kui ma lahku läksin, siis mu ainus mõte oli see, et ma soovin olla sõltumatu. Et ma ei oleks sõltuv mehe rahakotist, tema tujudest, tema tahtmistest, tema soovidest, et ma olen iseseisev. Ja kus ma täna olen jõudnud, ongi see, et ma julgustan kõiki naisi, et see eneseteostus annab teile enesekindluse. Ma olen loonud midagi ise. Ei ole tulnud mees 100 000 palun salong, 100 000 palun auto, 100 000 palun kodu, 100 000. Ei ole niimoodi. Ma olen kõik asjad, mis täna minul on, kõik asjad on loodud läbi minu enda suure kire ja armastuse. Ja see ongi see koht, mida ma ütlesin, et ma kasutan oma seksuaalenergiat. Seksuaalenergia on loomingulisus, vabadus, julgus, teadlikkus, usk, kõik asjad kokku. Ja see nagu, kui sa naisena oled saanud iseendast tuuagi välja selle maksimaalse potentsiaali, see on võimas, aga mõni paarisuhe hävitab naise maksimaalset potentsiaali, hävitab ka mehe maksimaalset potentsiaali. Kas te saate aru, et kui te oletegi sellises suhtes, kus teid lõhutakse, siis ei ole teie suhe. Absoluutselt. Me peame jõudma sellisesse kohta, et me oleme paari suhtes nii, et me isegi tunne, et me suhtes oleme. See on nii suur kergus, see on nagu iga päev, õhtu kõige parem hetk on see, et sa saad oma kallima kaissu. Ta hoiab sind või sina hoiad teda. Just. Ja kui me tunneme, kui meie sees ei ole seda ärevust ja pingetena, meie sees on see armastuse tunne ja me tunneme, et me oleme hoitud ja märgatud ja me saame oma kaaslast usaldada. Minu jaoks usaldus on hästi suur koht. Et ma ei pea muretsema, et kui ta läheb kuskile, ma ei tea, teisse linna, et äkki ta kuskil midagi susserdab või võtab kõne vastu, ma ei tea, või mida iganes nagu, või ühesõnaga, et ta ei võta kõne vastu lihtsalt sellepärast, et ta tegeleb mingite muude asjadega. Aga see turvatunne, kui sul on sees see teadmine, et mina olen valinud sind ja sina oled valinud mind. Et mees ja naine, kui nad on mõlemad õiges sageduses ja nad on oma eludega heades kohtades, siis nad ei hävita teineteist, vaid nad toetavad. Just. Nad annavad justkui nagu kallis, et sul on tiivast sulgi puudu. Ma annan sulle oma suled, et sa saaksid veel kõrgemale kaugemale lennata. Vaata, kui ilus on tegelikult võtta vaikselt see meie podcast täna kokku, aga enne veel, et ma tahan küsida, et kuna meie podcasti rubriik on terve mina, siis kas sa suudad tuua välja 3 asja, mis on nagu terve mina puhul ääretult olulised, sest sa tegelikult ütlesid kõik need ära juba. No number 1 on ikkagi, ma ei saa sellest üle ega ümber, on see, et sina oled number 1. See enesearmastus, kui sina ennast armastad, siis armastab sinu kaaslane. Kui sina ennast väärtustad, siis tunneb ka sinu väärtus sinu kaaslane. Kui sina julged kehtestada piirid, siis teid austatakse palju rohkem ja julgus öelda ka ei. Ja kõige keerulisemad paarisuhted tulevad õpetama täpselt neid samu peatükke. Ja minul on näiteks ka naistele, aga mehed ka võivad neid kasutada. Mul on selline eriline anne, tajuda, tunnetada, mida inimesed vajavad. Mul on see kollektiivne talendikanal on ju see. Ja ma olen olnud ju 15 aastat iluvaldkonnas ja see oli, ma arvan, kuskil 3 aastat tagasi, kus mul tekkis nagu jälle mingi nägemus, teadmine, tunnetamine, mul on vaja enda tooteid. Ja Merike, ma tõin sulle kingituseks enda tooted ja 1 ja eriline ja 2 ja eriline on see, et kõigepealt esimesena on kehakoorija, mis on valmistatud, kõik on looduslikud koostisosad ja ta on soolakristalli, hästi peen soolakristall. Ja see lõhn on afrodisiaakum. Nii et kui sa sellega oma keha koorid, lisalt sool on ju energeetiliselt hästi võimas puhastaja. Sellega sa võid ka teha endal nii, et sa võtad hambaharja, tõmbad juuksesalgu ja hambaharja ja selle soolakooriaga koorid oma peanaha, juuksed hakkavad paremini kasvama ja peanahk läheb puhtamaks ja selgemaks ja toitained imenduvad teistest juukse, ütleme, toodetest paremini. Ja võid ka oma kaaslas ära sellega koorida. Ja siis sa loputad
ja järgmisena on see afrodisiaakum kehakreem, samamoodi looduslikud koostisosad. Ja see on selline kehakreem, mis on hästi kergesti imenduv, aga ta ei jäta nahka rasvaseks. Ja ta väga kiiresti määrides keha peale, sa saad ka ruttu riidesse panna, et sa ei pea ootama, et kuna see ükskord nagu sealt ära kaob. Ja kui sa selle kehakreemiga ennast kreemitad ja sa lähed lihtsalt mehe eest läbi, ta tunneb seda aroomi ja ta järgneb sinule. Nii et need on tõesti tooted ja siin on ka minu sõnum sees, iga selline pakend on alati sõnumiga ja see on siis sulle suureks kingituseks ja ma ütlen teile ausad naised, et see enesearmastus, see on selline armastuse spa kodune komplekt. See on midagi nii erilist ja kui me eile õhtul esinesin veespaas, siis ühed naised ostsid selle kohe kaasa, määrisid peale ja siis need 1,5 tundi seal nagu nihelesid, sellepärast et see tõmbab su seksuaalenergia niimoodi ülesse ja sa tunned ennast nii naisena kui naisena üldse. Ja ma soovin igale naisele, et kui sina hakkad ennast nägema oma hingeilu, siis hakkavad seda nägema ka teised. Sa pead ise ennast vastu võtma selleks, et saaksid sind teised vastu võtta ja meestega samamoodi. Mehed, laske lahti sellest, mida teile keegi kunagi on öelnud. Te teate kõik, te olete üliägedad mehed ja millised mehed ja naised meile meeldivad. Need, kes on kontaktis iseendaga, kes on enesekindlad ja kes julgevad näidata enda südame ja hinge tasandit. See on nii ilus lõpetamiseks. Et aitäh sulle, et sa leidsid selle hetke ja aitäh, et sellest abrast, haprast ja õrnast ja sensuaalsest naisest õhkab seda tugevust, kes sõidab Võhandu maratoni läbi ka järgmisel aastal ja kes paneb hinged helisema. Ja ma nii siiralt usun ja soovin, et ka need inimesed, kes võib-olla tunnevad seda tunnet, et mida see ikka veel räägib ja mis see huuga-puuga maailm on, siis mida skeptilisem sa oled, seda rohkem tasub sul kuulata seda, mida Epp räägib ja minna tema koolitusele. Aga äkki ma kingiksin koolituse kinke, nagu ütleme, mitte kinkekaardi, vaid koolituse koodi, mis kehtib 31.07. Ma ei tea, kuna see podcast välja tuleb, aga 31.07 ja koodiks on siis armastus20 ja minu kodulehelt eppkarsin.com saate osta siis koolitused. Välja arvatud romantikapakett, sellepärast, et see on väga nagu teise teemaga, aga kõik see joonimassas, lingamassas, suuseks meestele, naistele ja kõige tähtsam koolitus naistele, ma ütlen ausalt, kui te mõtlete, millest alustada, siis koolitus naine tunne oma keha. Väga hea. Aitäh sulle, Epp. Ja head kuulajad, kui sa tunned, et miski sind kõnetas ja puudutas, siis kirjuta. Ja jaga oma kogemust. Ja kui sa tahad veel midagi põnevat teada ja kuulda, siis mine Tervisetasku kodulehele ja ma olen täiesti kindel, et sa leiad sealt veel midagi põnevat, mis võib sind aidata just nimelt sellega, kuidas iseennast rohkem armastada ja väärtustada. Aitäh sulle ja näeme jälle. Hommiku valguses oma enese ilus ja veas, oma enese ilus ja veas.